Let's go! Ahoi, nüüd hakkame siis tegema keellaki hooldust ja see keellaki hooldus on siis kliendile, kellel on teinud eelmise küünehoolduse mitte küünetehnik, seega tegelikult see tulemus on siin väga hea ja võtame siis kõigepealt maha materjali. Ja kui te nüüd vaatate, kuidas ma materjali eemaldan, siis alati niimoodi, et kui ma hakkan värvi maha võtma, siis see värvi maha võtmine, te näete konkreetselt siit videost ka, kuidas tolmu tuleb rohkem. Ja mida rohkem ma küüneplaadile lähemale jõuan, seda vähem seda tolmu tuleb. See tähendab seda, et ma tegelikult lähen sisuliselt küüneplaadi suhtes täitsa nagu peaaegu, et isegi semiõhku. Ehk siis ma ei taha absoluutselt survet avaldada küüneplaadile ja selleks on sul vaja kindlasti väga head toetuspinda. Kui te vaatate siit videost nüüd lähemalt näete, siis ma hoian väga tugevalt küünenahkasid all, et viimasel ohutu materjali eemalduse koolitusel 4-3 küünetehnikut tegelikult hoidsid väga malbelt küüsi kinni, et selleks, et hästi materjali eemaldada, pead sa tegelikult või üleüldse tegelikult, et hästi tööd teha ka aparaatset maniküüri, sul peab olema see, et sa võtad küünevallidest, ma ei ütle, et tugevasti kinni, aga ikkagi nii, et sa tõmbad nad nagu eest ära oma sõrmedega, et siis sa kontrollid oma tööd kõige paremini. Ja kuna siin antud videos, kui sa vaatad seda kliendi kätt, siis temal on väga väikesed taskud, see tähendab seda, et ja tema käenaha struktuur on hästi pehme, suhteliselt läbipaistev, hästi õrn, tema sõrmed on hästi nagu sihvakad ja sirged, niisugune modelli käsi. See tähendab seda, et kui sulle tuleb klient, kellel on hästi, kõik küünetehnikud teavad seda, kui sul tuleb see klient, kellel on õrn naiselik käsi, siis nendel on enamasti väga pehme küüneplaat ja hästi õrn küüneplaat kaasa arvatud. Versus, kui sulle tuleb niisugune natuke tugevama käega naine, nendel üldiselt on ka küüneplaat veidike tugevam. Jah, nad võivad lõheneda otstest ja võib-olla olla nagu kergelt nõrgemad nii-öelda. Aga plaanilt on nad ikkagi nagu tugevamad. Ja kui sulle tuleb ikkagi selline klient, kellel on väga, vaadake kui peenike ja õhuke ja õrn see kliendi käsi on, siis temal neid taskud on hästi põhimõtteliselt olematud, nahkade töö on üldiselt olematu ja temal on siis kõikidele tugevatele viililiigutustele, nüridele, nagu puuriotsikutele väga tundlik ja vastuvõtlik. See tähendab seda, et tal on väga lihtne teha punaseid laike ja kui te nüüd siin lähemalt vaatate, siis temal on hästi, sealt materjali alt on näha, selle keeli materjali alt on näha, et tal on tegelikult 2-3 hooldust tagasi natuke jõulisemalt tehtud seda tööd seal, et seal on niisugused kohati punased laigud, võib-olla on seal kasutatud, võetud suurem osa materjalist maha ja siis on veel kasutatud klassikalist paberviili, et saada nagu see tulemus ühtlaseks, ma ei tea, aga igal juhul see natuke punerdav sealt alt on ja sellisel kliendil, kellel on siis hästi niisugune modelli käsi nii-öelda, hästi pehme käsi, temal siis tuleb teha väga teadlikult ja väga pehmelt küüneplaadi töötlemist ja üldse nahkade töötlemist kaasa arvatud. Ja kui sa hakkad materjali peale kandma talle, ehk siis aluskeellakki, siis temale üldiselt sellisele tüübile kätele sobib tegelikult ainult väga elastne ja hästi lihtsa koostisega aluskeellakk. Ehk et sa ei saagi sellisel kliendil püsima väga nagu kõva või niisugust nagu mingi aluskeellakk, mis on nagu kõvema koostisega või niisuguse hästi tihke koostisega, et tükid viskab lihtsalt välja. Kuna tema küüneplaat on hästi vetruv, hästi niisuguse, kuidas ma ütlen, siis niisuguse hapra struktuuriga, siis ta tahab saada ka niisugust sarnast imiteerivat aluskeellakki sinna peale ja enamasti on selleks sobilik ikkagi nagu raber. Raber on elastne, ta paindub kliendiga kaasa, kliendi küünega siis kaasa, mitte kliendiga ei paindu kaasa ja üldiselt see sobib ja mis ma veel soovitan on see, et mingid väga pikki küüsi ma nagu sellisele küüneplaadile ei teeks. Ja kui te nüüd ka vaatate, kui ma ikkagi küüneplaati karestan ja tiibnahka taga jään, siis see tolmukiht, mis sealt tuleb, on üsna väike. Et ma ei kasuta jõudu, mul on pöörded madalad, nüüd kui ma palliga teen, samamoodi ma ei kasuta jõudu, ma käin lihtsalt suhteliselt poleerides,
tal on hästi pisikene nagu siis see sihuke ääreke, mida ma tegelikult tangidega kindlalt ei tahaks lõigata, kääridega kindlalt ei tahaks lõigata, et ma käingi puuriga selle palliotsikuga läbi. Küll, aga kui sa ei ole aparaadi maniküüris kindel, siis ma ei soovita seda aparaadi maniküüri teha palliga. Ja kui sa temal lõikad ikkagi natukene rohkem kui vaja, siis tema küünenahad hakkavad kindlasti ka nagu siis narmendama. Et see on selline kätetüüp, mida sa pead väga hoolikalt tegema. Ta on väga õrn, samas tal on nii vähe tööd, see töö on väga kiire. Ja nüüd antud videos mul oli see raber oli, vaadake raberitega on see teema, et kui nad pikalt seisavad sul sahtlis, siis nad lähevad nagu natukene, kuidas ma ütlen, nagu tihkemaks või kuidagi nagu paksemaks koosselt, et kui sulle tundub, et su raber ei tee suga koostööd, sest et ta on kuri nahk liiga paks, siis sa võid ta natukeseks ajaks panna radika peale seisma, siis ta läheb veidike vedelamaks ja sa saad natuke paremini tööd teha. Aga nüüd, kui on sellised punased laigud küüne nagu siin kohati on, siis sa pead olema väga kindel ja teadlik, et sul on vaadake selline seda tüüpi küüneplaat number 1 ja punased laigud number 2 eeldavad, et sul on väga hea lamp, sest kui nüüd jääb toode poolenisti kivistamata, siis sellisel küüneplaadil keemiline põletus on üsna suure tõenäosusega tulema, et ma väga panen rõhku, et oska endale korralikult lambid, et teie töö oleks turvaline ja ohutu. Ja ma kasutan töös Vanilla 07 praegu siin Ritsi raberit, see on siuke imeilus prantsuse maniküüri toon, seda ma üldiselt, kui klient ikkagi ütleb, et ta tahab prantsuse maniküüri, nagu siin antud videos tulema hakkab prantsuse maniküüri hiljem, siis ma alati kasutan Vanilla 07, sest et see jätab siukse õrna ilusa piimia tulemuse, et see sobib nagu sellele prantsuse maniküürile ideaalselt, või teine variant on Pink Powder 05, mis on ka ideaalne. Ja nagu te siis näete, ma teen alati selliselt, et ma panen kõigepealt aluskeellaki ära ja siis hakkan alles kuju viilima. Ja vaadake, kuna tema tahab nüüd 4-kandilisi küüsi, siis 4-kandiliste küüntega ma väga teadlikult, see nüüd on nagu võtmekoht, kuidas sa viilid 4-kandiliste küünte lõpptulemust. Et kui te siin jätate kliendile liiga kandilised küüned või jätate liiga teravad nurgad, kui klient küsib su käest seda väga teravat nurka, siis pead tegema teadlikult 2 sammu rohkem, panema kas liquid polükeeli või mõnda ehituskeeli pudelis sinna nagu küüne otstesse vaba serva. Enne kui sa hakkad modelleerima, sa peaks lihtsalt ühe kihi midagi sinna otsa panema, et tal jääks nagu tugevamad need küüned. Aga 4-kandilistel küünetega sa pead väga teadlikult tegema küünekuju. Ja nurgad tuleb ära võtta, pehmeks teha ja tuleb ka tegelikult see C-kaar teha siis nagu peaaegu et olematuks. Ja üldiselt ma ikkagi väga teadlikult näen vaeva 4-kandiliste küüntega. Mul on see küll käe sees need liigutused, aga ma hästi jälgin, et need küünekujud ikkagi läheks nagu klappima. Et kui te siin ka näete, siis ma tegelikult üsna kaua ja muudkui käin nagu uuesti üle, sest et ma tahan veenduda, et tal ei jääks seda tugevat C-kaart, sest et muul juhul on tal tükid otstest väljas ja siis alati, kui ma teen prantsuse maniküüri, tegelikult ju eelmises YouTube'i videos ka, on mul siis M8 on siin või üldse see M-sari on, Ritsil on siuke sari nagu M-sari, Milki siis siuksed põhjad, mis on raberitest inspireeritud, et ma tavaliselt alati, kui klient ütleb, et ta tahab prantsuse maniküüri, siis ma panen põhjaks ühe kihi seda M8 värvi, siis see prantsuse maniküüri valge jookseb ilusamini. Tavaliselt, kui sa tahad saada väga ilusad ja korrektset prantsuse maniküüri, siis ma soovitan ikkagi teha üks kiht mingit värvi alla, sest et see teeb selle põhja hästi nagu siledaks, hästi pintsel jookseb palju paremini ja siis ei teki neid mingeid naljakaid sakke. Et siin samamoodi siis panin värvi alla ja nüüd on mul oluliselt mugavam siis lõpetada selle prantsuse maniküüriga. Seda tööd ma tegin umbes 1:15, kuigi see oli teise tehniku töö, aga täpselt, mis mulle kiirust annab, ongi see, et ma ei kasuta praktiliselt ainult kuju viilimiseks, kasutan viili, et ma ei tasanda mitte ühelgi moel viiliga küüsi, et ma teen seda ohutut materjali eemaldust väga teadlikult, aparaatselt ja ilma, et ma siis nagu lõhuks küüneplaati, et minul tingimus on see, et klient peab saama
nagu tema küüned peavad olema väljanägemiselt ilusad, roosad ja nagu siis, et vigastamata. Et siis see annab nagu kliendile ka püsivuse, sest et kui on ikkagi väga roosaks viilitud küüned, siis need üldiselt ei ole väga püsivad, sest et siis hakkavad õhumullid tulema, tükid tulevad välja. Kui sul küüned löövad lahti tagant küünevalli juurest, mis on hästi tavaline, kõige sagedasem küsimus, hästi palju küsivad, mis bonderit või primerit ma peaks kasutama, sest mu kliendi küüned löövad tagant lahti. Vastus on siis selline, et see on küünetehniku tegemata tööd, sest tiibnahk tuleb korrektselt eemaldada. Üldiselt on selline ütlemine, et sa võid kasutada mis tahes materjali, kas või kõige odavamat Hiina mingit jura, aga kui sul on põhjatöö on korrektselt tehtud, siis püsivad igasugused asjad seal. Et tiibnahk on selline kuri nahk, mis põhimõtteliselt nädalaga hakkavad nagu su küüned tagant lahti lööma. Et see, kui küüned löövad tagant lahti küünevalli juurest, siis see on 95%-ga tehniku tegemata töö. 5% ma jätaks sellele, kui sa oled need punased jutid sinna sisse viilinud. Et selle ma jätaks nagu, see 5% ma jätaks sellele, sest et kui sa oled punaseks viilinud küüneplaadi, siis materjal ei taha enam õieti haakuda. Ta haakub, aga seal võivad tekkida mingid agad. Et kõige olulisem on see, et sa teed tööd selliselt ikkagi, et kliendi küüneplaati ei saaks kuidagi kahjustada, selleks sa pead ohutult materjali eemaldama, ohutult aparaadi maniküüri tegema, võimalikult, pluss mis sellise küüneplaadiga, sellise kätetüübiga, mida rohkem sa siia küüneplaadile koormad materjali, ehk siis sa jätad iga hooldus natukene midagi alla ja paned järjest rohkem ja rohkem peale, seda suurema tõenäosusega need küüned katki lähevad ja seda nagu kesisem see püsivus on. Et kui on ikkagi siuke väga-väga õrn käsi, modellikäsi, siis alati pigem nagu nii vähe materjali, kui torust tuleb, sest et kui sa teed ikkagi väga tutsked ja tummised küüned talle, siis tal kindlalt löövad tükid välja, sest ta enda küüs on nii palju vetrub ja nii palju ikkagi nagu paindub, et see materjal ei tule järgi ja siis sa koged õhumulje. Kui sa koged õhumulje, siis sa tahad seda nagu maha võttes, võib juhtuda jälle, et sa teed veel punasemaks ta küüneplaadi, ühesõnaga sealt hakkab nagu igasugune jada tekkima siis, et see siuke ohutu materjali eemaldus on A ja O, selleks, ja pluss, et kui sa oskad ohutult niimoodi materjali maha võtta, et küüneplaat sinna jääb võimalikult vähe materjali, ma just mõtlen keellakimises, siis ja paned nagu üsna vähe siis järgmist kihti sinna peale, ehk siis aluskeellaki üsna vähe, see võib kindel olla, et need küüned püsivad super hästi. Muide siin lõpus näitan ka, et tegelikult on sellest küünehooldusest nüüd 2 nädalat möödas, et ma palusin just tagasi selle kliendi käest pilti, et on näha, et need küüned püsivad super hästi. Ja ma panin siia nagu vähe materjali selles mõttes, et ma ei teinud nendest nagu nii-öelda keelküünte laadseid tooteid, et üsna vähe sai seda materjali sinna pandud. No vot, ja tavaliselt, kui ma vaadake, kui te praegu ka vaatate, kui ma teen pealist keellakki, siis ma keeran alati teen väikse pintsliga äärest ääreni ära, keeran tagurpidi ja nüüd vaatan küljed kindlalt, kogu aeg ma vaatan alati äärest ääreni. See on üks suurimaid põhjuseid, miks su küüned löövad külgedelt ka veel, üks suurimaid põhjuseid, seal nüanss on veel, miks küüned löövad külgedelt lahti või nagu siis küünevalli äärest. Üks põhjus on see, et sa võib-olla teed aparaatselt liiga tugevat tööd ja teine põhjus on siis see, et sa ei tee äärest ääreni korralikult tööd ja kui üks põhjus, miks sa äärest ääreni korralikult tööd ei teed, sa hoiad liiga malbelt kliendi küüntest kinni ja sa ei pingulda nagu nii-öelda neid küünevalle nagu alla ja siis sa ei näe tegelikult, et sa ei ole äärest ääreni just tööd teinud. No vot, aga pane like ja pane subscribe või liitu selle kanaliga ja näeme järgmises videos ja kohe näed ka seda siis, kuidas 2 nädalat hiljem neid küüsi. No vot, tšau!